5 inimest, 5 päeva, 5 erinevat õhtusööki. Mis juhtub siis, kui söögilaua taga kohtuvad 5 võistlejat, et üksteist söögi tegemises üle trumbata? Õhtusöök 5-le on saade toitudest, suhetest ja võitmissoovist. Reeglid on lihtsad. Iga päev valmistab üks osaleja 4-käigulise õhtusöögi ja võõrustab 4 konkurenti. Õhtu lõpus hindavad külalised võõrustaja oskusi 12 pallisüsteemis. Nädala lõpus selgub parim kodukokk, kes pälvib ahvatleva auhinna kaupluselt Home Fashion. Võidu nimel pannakse mängu parim tooraine, valitud joogid ja salajased nipid. Kuid mängu lähevad ka nurjatud võtted ja mürgised kommentaarid. Selliselt maitsestatud ahvenafilee minule ei sobinud. Ma isegi küsin, mida ta kasutas täpselt. Sel nädalal on õhtusöök 5-le Hiiumaal. See on saar kaugel meres, mille võrratu loodus köidab turiste suvel, aga veelgi ilusam on Hiiumaa talvel. Siin leidub piisavalt merd, metsikut loodust kui ka loomi, kes tulevad tihti lausa taluõuele uudistama. Sellises paigas saavad 5 päeva jooksul ühe laua taga kokku kõrtsi perenaine Ester, ettevõtja Tiina, ajaloohuviline Ain, turismi edendaja Lii ning kalalembene kokk Kaupo. Esimese kodukokana kutsus külalised oma talli Ester, kes alustas nädalat 27 punktiga. Järgmisel päeval valmistas Kaupo metslooma liha ja suurepärase alistamata 40 punkti. Kolmandana tegi toitu Lii, kes sai 3 silma. Järgmisel päeval jäi Tiina saagiks 33 punkti. Viimase kokana teeb täna süüa ajaloohuviline Ain. Mina olen Ain ja olete sattunud keset lumist talve Hiiumaa Militaarmuuseumisse. Nii nagu ajalugu ja igasugune sõdur ikka ta peab süüa ka saama ja me proovime selle söögi siin siis nendes karmides oludes ära teha.